Mina olen Kaidor, sündisin Kesk-Eestis perekonda, kus tehti kogu aeg väga head süüa. Mu ema on hariduselt kokk ja sõime alati toitu, mis oli oma kodus kasvatatud. Ma ei unusta mitte kunagi ema tehtud mahlatarretisi ja vanaema valmistatud karaskit. Mul on 2 poega ja olen püüdnud neile edasi anda neid tarkusi, mida ma oma kodust kaasa sain. Ehk siis söö seda toitu, mis on kodu lähedal kasvanud. Täna olen tihedalt seotud Lääne-Harjumaa ja Loode-Eestiga ning ma tahan teid viia rännakule selle paiga maitsete järele. Tallinna külje all asuva Keila linna ajalugu ulatub 100 aastate taha ning sama väärikad on Eestis ka õlle valmistamise traditsioonid. Seega pole imestada, et just siia on 3 hakkajat vanem allohvitseri rajanud pruulikoja, mille motoks on lihtsuses peitub võlu. Läheme uurime, kui lihtne ühe maitsva õlle valmistamine siis ikkagi on. Pruulikoja uks on avatud, õhus on tunda sellist pruulimise lõhna ja Andres, tere! Tere tulemast vanemaluvitseri pruulikotta ja Keila õllesaali. Mina olen Andres, üks omanikest ja ka pruulmeister. Kas siin on midagi, kus ma saan käe külge panna, et ei tule ainult maitsma, vaid saan ka ise väikse panuse anda? Jah, alustame linnaste jahvatamisest ja meskimisest. Seda saad kõik ise proovida. Aga sinu järel? Et kuna tegemist on allohvitseride pruulikojaga, siis ma ei tea, kas siin on ka selline sõjaväeline kord või eks vaatame, kuidas läheb. Paneme kõigepealt siis selga kaitseriided. Sõjaväeline kord. Mina olen Andres, SNCO pruulmeister ja oleme siin Keilas tegutsenud aastast 2018. Ja ka õlle tegemiseks siis on vaja ära jahvatada linnased. Selle jaoks on meil siin eraldi ruum, sest linnaste jahvatamisel tekib palju tolmu ja kui see valel hetkel satub õlle või virde sisse, siis see võib pahaks minna. Nii et me oleme sattunud veskile. Ma mõtlesin, me hakkame õlut tegema, aga peame hakkama jahvatama. Just, et selle jaoks me kasutame sellist väikest veskit ja et kiiremini sujuks, siis ma olen pannud sinna külge akutrelli. Et me ei pea käsitsi hakkama. Just, et ei pea käsitsi. Originaalis on tal vänt kaasas. Aga jah, see muidu võtaks tunde aega. Ja annan agu, jah? Vajutan põhja, jah? Põhja, full throttle, täiskaas. Et kui keegi küsib, mis on käsitöö õlu, siis see ongi praegu käsi ja töö. Keskmiselt läheb meie õllede sisse kuskil 50 kilo linnas ja selle jahvatamine on 20 minutit umbes, 20-30 minutit selliselt akutrelliga. Andres, kuidas sündis vanem allohvitseride pruulikoda? See oli 2017, kui me õhuväe allohvitseride koguga käisime kanuutamas ja istusin siis oma kolleegi ja sõbraga ühes kanuus. Ja rääkisime, et kuule, et sina teed kodus õlut ja mina teen kodus õlut, et võiks siis koos teha. Ja möödus suvi ja sügisel võtsime uuesti selle teema üles ja siis õiged ruumid, mis meile sobisid, olid üürile anda ja hakkasime looma. See militaarsus ja see pruulikoda omavahel kokku klapitatud sai. Et ma saan aru, et me oleme lennuväe baasist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Ja kogu see teie bränding ongi nagu selline lennuväe teemaline. Jaa, see on, kuna me oleme nüüdseks juba 27-28 aastat olnud kaitseväes, siis me tahtsime seda välja tuua ka meie pruulikojas. See õlu, mida mul on võimalik täna proovida, on hästi teie nägu. See on jah, meie nägu, see on meie maitse, mitte väga kibe, vaid sellised lihtsad joogiõlled.
Seda protsessis nimetatakse meskimiseks ehk linnaste leotamine kuumas vees. See on nii nagu kohvi või tee tegemine, et saada kätte maitsed, aroomid, värvus ja lisaks linnastest tuleb siis fermenteeruvad ja mitte fermenteeruvad suhkrud, mis annab meile õllele siis selle kanguse. See meenutab mulle kõige rohkem kanuuga sõitu. Liinased jäid meskima, seal on umbes 250 liitrit seda kraami. Mis nüüd edasi saab? Kuidas protsess läheb? Jaa, nüüd see masin meskib umbes 1,5 tundi. Peale seda me pumpame kogu selle meski siia kõrval olevasse tünni, kus toimub linnaste loputamine. Sealt saadud virde pumpame tagasi sinna katlasse. Peale seda hakkame seda keetma. Lisame siis juba umalad ja sellised maitseained. Kui keetmine on läbi, siis jahutame virde maha ja pumpame selle sinna kääritustünni. Ja millal siis saab seda pruuli maitsta päriselt? Esimene selline maitse, kus on juba see õige õlle maitse on, kui ta on 6 aega seal kääritustünnis käärinud. Ja siis me villime selle ära, laseme teise kuu järel küpseda pudelis ja maitseme ära. Kui kõik maitsed on nii nagu peab, siis lähevad sildid peale ja on valmis. Ütle, kas sellisel moel pruulida on, mis see annab sulle? Mis iga hobi annab? Ta annab ikkagi väljumise sellisest oma tavapärasest argipäevast ja tööst, et saad tegeleda hoopis erineva asjaga vahelduseks. Aga ütle seda, Kaitseväes ikkagi mingil hetkel tuleb piir ette, et on pensionipäev koputab uksele. Kas see on sinu pensionisammas siin? Jaa, seda võib, ma arvan, niimoodi küll nimetada, et selline 4 või 5 aastat on veel minna Kaitseväes, et siis oleme noored pensionärid, et siis tahaks hakata sellega siin rohkem tegelema, et ei oleks enam nii hobi, vaid siis juba põhitöö. Suurepärane väike pruulikoda, kus kohalikud mehed ajavad kohalikku asja ja loomulikult ei lahku ma siit tühja käega. Vaatame, millise toiduga siin pruulitud õlu kokku sobib. Kloogaranna kõrgete mändide all toimetab Andres, kes sukeldus kokandusmaailma juba päris pisikese poisina. Rannakülale kohaselt on ta peale mitmeid maitsehaake pannud püsti ühe mehe äri, mis pakub nii kohalikele kui ka kaugematele klientidele oivalist külmsuitsutatud kala. Kuid salajast retsepti ei tasu küsima hakata. Seda teab vaid peremees ise. Terve Kloogaranna on mattunud mõnusasse kala suitsutamise aroomi ja mul ei ole vaja teha muud, kui järgneda sellele lõhnale. Ja ma tean, et kunded just lõhna peale siia Kloksi kalasse kohale tulevadki. Mu nina ei petnud mind. Olemegi jõudnud siia kohale, kus on üle elu suuruses kala suitsutamise ahi. Me oleme selle suitsu kala peal väljas. Nii, ja seal ta suitsub. Kas lõhna peale tulevadki kunded siia kohale? Ma ei tahaks loota. Aga kas vahel on ka nii, et siin aia taga on järjekord? Järjekorda päris ei ole olnud, aga tulevad esimene kunde on olnud meil 7:30 hommikul ja on olnud ka 9:30 õhtul, tahame kala. Olen Andres, olen Kloksi kala kalameister ja kala valmistame siin majas aastast 2017. Sa oled mulle pannud siia ka kogu vajaliku varustuse. Ma olen üsna algaja kala fileerija. Ma alguses vaatan, kuidas sina teed ja proovin õppida hästi kiirelt. Nii, terav nuga ja hakkame siis fileerima. Noaga on tunda seda konti nii-öelda ja noa tera peab käima kogu aeg vastu konti. Ei tohi tõsta ja väikese kalde all ja kalle on siis alla poole. Ja et enda poolt noa nii-öelda pära tõstad sutsukene 3 kraadi, 2 kraadi.
näed, juba tõstsin palju, mis juhtub? Läksid läbi luu? Läksin läbi luu. Vot see juhtub mul väga tihti, mis sa teed siis, kui niimoodi asi, anna andeks, pekki läheb? Uuesti kätte, otsid ülesse luu, hops, leitud, filee maha ja uus katse. Nii. Sa võid siis kohe sekkuda, kui sa näed, et midagi väga valesti tuleb. Ja näpud hoia siin peal niimoodi. Niimoodi, jah. Nii, jah, et sa ikkagi natukene tunned. Näed, sul läheb paremini kui mul. No näed, super, nagu masinaga tehtud. Mul ei ole elus nii hästi see asi välja tulnud. Ja mul ei ole siiamaani nii halvasti see tulnud. Looduses valitseb tasakaal. Nii, ja nüüd paneme selle kala nii-öelda marinaadi ja valmistame ette siis suitsuks. Kas see segu on see, mis on nii suure saladusega, et inimesed tahaks väga teada, kuidas see kõik siin kokku segatud on? Ma arvan küll, aga see on ainult minu peas. Aga õpeta siis mind, kuidas seda vähemalt absoluutselt. Toidumaailmaga on Andres seotud juba aastakümneid. Vaid 5-aastase poisikesena algasid tema hommikud varavalges koos isaga, perele pannkooke küpsetades. Ja need esimesed sammud rajasid teed uutele maitserännakutele. Andres leiab, et kui tahad midagi hästi teha, siis tee seda ise. Nii et sa hakkasid peret toitma 5-aastaselt? Sisuliselt küll, jah. Mis siis edasi sai? Edasi sai see, et ma tegelesingi tegelikult väga palju, tegin ise süüa, ise toitu. Ma vaatasin, kuidas ema teeb kõik supid, no, kõik toit, mis kodus valmistati, ikkagi ma oskasin teha seda. Et ema ütles, kui ema ei olnud näiteks, oli vaja midagi süüa teha, siis ma tegin süüa. Ja siis sattusin ma internaati. Ma mõtlesin, et seal on vägev, kuna mu kõik sõbrad olid seal. Ja seal olid toidu valmistamise tunnid. Ja ma arvan, sealt ma sain selle kõige suurema tõuke nii öelda ja ma läksin Coca-Cooli ja õppisin kokkandiitriks. Aga ütle, mis selle hea suitsukala võlu on? Kas see on see sinu salajane retsept? On see tooraine või on see kraam, millega sa seda suitsu teed? Ma ise arvan, et kõige olulisem on see, millega suitsutad, sest see lõhn juba, kui väljas nüüd suitsutusmaja juures oled, et olen proovinud nii kirssi kui teisi puid, et selline magus suitsu lõhn ja nad annavad värvi kalale, et erinevate puudega täitsa totaalselt erinev tulemus võib tulla. Ja selleks ma olen ka välja töötanud enda nii-öelda puidu segu, millega ma suitsutan ja see tulemus on alati viimasel peal. Nii, valmis ja see nüüd läheb siis 24 tunniks külma. Piilume sisse, see on siis üks osa, kus käib siis tõeline maagia. Jah, siin ta on, et nagu siit ka näha võib, et saun ei ole väga soe. Väga soe ei ole. 20 kraadi. Jah, pigem külm. Kui väljas on meil täna kas 16 kraadi või, siis see kraad on siis nii-öelda 2 ja 2 kraadi veel ühes pool. Ja siin sees on siis meie... Palju sul siin korraga mahub? Siia majja mahub, ma täis ei ole seda täitsa panda, aga 300 kilo kala. Tasus suitsulõhna peale kohale tulla, sest et tühja käega ma siit lahkuma ei pea. Vaatame, kuidas see Kloksi külmsuitsulõhe piirkonna teiste maitsetega kokku haagib. Liikva külas asuv Rebaseonu toidukoda sai alguse ühe pere armastusest toidu vastu. Juba 15 aastat tagasi Katrini ja Mareki poolt loodud perefirma toodang kogus kiirelt austajaid ning pani suuremalt unistama ja tegutsema, kuid siis sundis ootamatu tagasilöök plaane muutma.
just siin talus valmivadki ülimaitsvad Rebaseonu suitsusingid ja vorstid ja Rebaseonu perenaine Katrin, tere! Tere! Kas ma saan õigesti aru, et sul on vorstitegu pooleli? On ja kohe saad oma näpud panna külge ja tulla aidata mul teha maailma parimaid grillvorste. Sinu järel. Ma ei mäleta, millal ma viimati vorste tegin, aga ma olen väga-väga põnevil. Mida me teeme? Täna teeme sellist otsapidi Hispaaniast pärit Andaluusia grillvorsti, mis on siuke natukene veiniga tembitud, siuke natuke vürtsikas, mõnus, suupärane. Ma arvan, et sulle maitseb. Mina olen enne liha lõiganud, nuga käes hoidnud, nii et ma pakun ennast sulle appi. Väga hea, aga siis tulekski see liha lõigata kuubikuteks. Ütleme 3x3 sentimeetrit. Läheb vähem, pole ka häda. Mina olen Katrin, olen Rebaseonu perenaine ja tegutseme siin Vääna külas juba aastast 2006. Ütle, millest algab hea vorst? Heast lihast, nagu alati. Et liha peab olema korralik, ta ei tohi olla mingisugune siukene ebakvaliteetne liha, tal peab olema piisavalt palju pekki, sellepärast, et kui me ikkagi vorsti sisse pekki ei pane, siis see vorst jääb kuiv. Ja see liha peab olema vorsti valmistamise hetkel ka korralikult külm. Kui sa vaatad ennast selles vorstiteo protsessis, et milline faas sulle endale kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib endale tegelikult see retsepti timmimine. See, kui sul tuleb mingi kiiks lööb pähe, mingi mõte tekib ja siis sa võtad selle materjali ja teed selle asja valmis ja siis selgub, et kas ta siis nüüd on see, mis sa ette kujutasid või tahab veel timmimist või ei ole nagu üldse see ja jääb siis välja. Et see siukene arendamise protsess mulle meeldib ja süüa meeldib muidugi ka. Aga ütle, mis saab siis, kui kõik läheb täiesti bussi? Siis saab koer. Meil on siuksed sõpradega grilliõhtud, kus siis me teeme nagu mitmeid erinevaid sorte, et mis siis järgmiseks hooajaks olemas võiks olla ja sõbrad tulevad, mekutavad, igaüks saab paberi, paneb kirja, mis ta sellest asjast arvab ja siis me pärast teeme sealt mingisuguse siukse selektsiooni, et mida jätta, mida võtta. Kes Rebaseonust toimetavad? Mina, minu kallis armas abikaasa Marek ja hetkel meie 2 last. Nii et see on läbinisti pereettevõte? Hetkel on ta läbinisti pereettevõte. Ja kogu see kontroll on siis oma pere kontroll, nii palju kui ise jõuate, nii palju jõuate? Absoluutselt, et ega üle oma enda varju ei hüppa, et täpselt nii palju, kui saab tehtud, täpselt nii palju saab tehtud. Aga Rebaseonu selle ajaloo jooksul on tegelikult olnud ka väga dramaatiline hetk, kus teist sai Rebaseonu, te kasvasite ja järsku oli tohutu tagasitöök. Räägi mulle see lugu. Meil olid siin suured plaanid oma tootmist laiendada ja just sellele vorsti tootmisele nii-öelda keskenduda, sellepärast, et liha tootmine oli meil juba suhteliselt käpas. Ja juba me jõudsime ka sinnamaani, et meil olid kõik igasugused plaanid paigas ja pank oli ka juba meiega ühte meelt. Ja maikuus 2017 sai meie peremees insuldi. Ja loomulikult siis oli vaja teha kiirelt valikuid ja tõmbasime aga oma tootmise kokku ja hakkasime keskenduma siis paranemisele. Mis see tähendas? See tähendas ühelt poolt seda, et kogu tähelepanu liikus tootmiselt ja perelt paranemisprotsessile ja samas kogu tootmine liikus ka nagu ikkagi minu õlgadele ja õnneks oli meil perekonnas ja sõpruskonnas inimesi, kes tulid appi ja ma olen nagu siiralt tänulik. Milline on kõige lemmikum vorst, mis on olnud niisugune tõeline lemmik? Tõeline müügihitt. Kanalihast jalapeñoga vorst. Et tal on niisugune natukene nagu niisugune, me kasutame seal suitsupaprikat ja tal on niisugune natuke suitsune maitse ja siis need jalapeño tükid seal sees, et ta on niisugune nagu vürtsikas, aga samas ta on niisugune täiesti sõltuvust tekitav vorst, et nagu niisugune võrratu elamus. Ma olen seda hetke oodanud, sest näha, kui palju erinevaid maitseid siia sisse on läinud, siis ma tahan tunda, kuidas see asi kõik kokku hakkab. Ja see lõhn, mis siin praegu on juba praegu väga isuäratav.
kuna see vorstisoolikas, isegi kui ta on juba vorstideks tehtud, on nagu siuke pikk ja tüütu tõsta. No tõstad, siis ta muudkui aga vajub igale poole. Siis on olemas siuke nipp, kuidas me saame teda teha lühemaks. Et me eegeldame selle vorsti veel omaette nagu läbi ja meie pikast meetrisest jupist sai siuke kergelt manööverdatav. Me saame teda rippuma panna, kui me tahame. Ja see on see vorstimeistri mängu ilu. Kas pole? Jah, see on siuke omamoodi heegeldamise kunst, et ja siis paned jälle kuivama kuskile ja siis jälle paned ja vaatad, kuidas see hunnik kasvab. Ja sa vahel käid ja vaatad ja imetled ka? Ikka. Mulle meeldib, mis ma teen. Kuldsad sa. Kas ma võin olla lõpuni aus? Jaa, muidugi. Ma ei ole elus nii häid vorste söönud. Osa. Aga ma arvan, et siin on tunda seda, et see on hingega tehtud. Ja seda on siin sees tunda, et me koos tegime ja nägime vaeva. Et ma võtan kohe uue suutäie. Aga muidugi. Perenaine Katrin pani mulle kaasa korvitäie head ja paremat ja mina vaatan, kas ma leian mõne koka, kes sellest midagi veel eriti maitsvat valmistaks. Ma olen Klooga rannas ja siin on kahtlemata Ere Pärl, milleks on pisike elamusrestoraan Lahepere villa. Ja siia on kogutud kokku selle paiga mõned väga head maitsed ja vaatame, millise elamuse selle maja kokad suudavad sellest kohalikust toorainest valmistada. Tervist! Tere! Kas ma olen õiges kohas? Tundub küll. Kas lähme sisse kohe? Jaa. Helen, mis restoran see on? Ma ei saa aru, kas see on kodu või restoran. Mis koht see on? See on nagu mõlemat, aga me ise armastame seda kutsuda nagu elamusresto. Mida see tähendab? Et kõik, kes siin on, kes külla tulevad ja kes siin ka igapäevaselt on, saavad sellest, mida me teeme elamuse, kui nad ära lähevad ja neil on hea tunne sees, et nad on head asja saanud kogeda. See on hästi tihedalt selle paigaga ka seotud, et kui ma aknast välja vaatan, siis ma näen seda loodust, mis siin ümber on. Et kuidas see teie toitude pakkumise filosoofia on? Ma ise nagu, kui ma seda kohta lõin oma peas kunagi ammu, siis ma tegelikult unistasingi sellisest kohast, et kuhu ma lähen ja kus aeg peatub. Ja sa saad nautida, selle aja maha võtta, nautida seda toitu, mida Silver teeb ja seda ümbrust, mida see siin pakub, et aastaajad on erinevad, merekohinad, linnulaulu ja kõike seda, et tekiks selline tervik, mis on esimesest hetkest, kui sa sealt väravast sisse tuled, kuni selle hetkeni, kui sa siin head aega ütled, meelde jääb. Me hea meelega häid asju võtame vastu ja Silver paneb oma menüüdesse, kui pakutakse. Võtsin Laheperesse kaasa oma esimeselt Loode Eesti toidurännakult kokku kogutud hõrgud maitsed, külmsuitsu kala, õlle ning grillvorstid. Helen ja Silver olid paika pannud oivalise menüü. Peakokka juhtimise all valmivad grillvorstidest soolased rullsaiad. Õlu rikastab maapirni koogi maitsenüansse ning kala serveerime värskelt valminud krõbeda saiaga. Silver, kui tähtis on tooraine üldse? See on vist kõige olulisem, sest et tooraine teeb 90% tööd ja siis 10% on sinu enda siis vormiks sinna juurde, see, mis sa sellega edasi teed. Et kui alus tooraine on hea, ega siis sa ei peagi väga palju midagi leiutama või hullult palju vaeva nägema, sest et sa pead seda toorainet siis esitama oma naturaalses vormis, nii-öelda, et ta kõige paremini esile tuleks. No meil on täna mängus siin kohalik tooraine, mis on väga-väga lähedalt teie restoranile. Kuidas sa sellesse suhestud? Austusega ikka. Iga tooraine, mis on kellegi kätte läbi tehtud, nagu vajab erilist tähelepanu, erilist hoolt. Et ma tihti minu meelest alahindame seda, kui me süüa teeme või nagu tänapäevas kiires maailmas, et vahet ei ole suva, viskame ära need otsad ja me teganes, et me uut elu nagu väga palju asjadele ei taha anda. Et peab aru saama, et kõige osas on protsess, on kogemus, et siin tundub küll, et lihtsalt vorst on soolikas, eks ju, aga siin on ju teadmised, siin taga siin on katsetamine, taga siin on tooraine, taga siin on terve ahel ja lüli, vaata.
ja kui sa hakkad selle peale süvitsi mõtlema, siis nagu see toorene ei ole lihtsalt enam toorene. Nii et mõnes mõttes me jutustame täna ühte lugu edasi, me anname talle mingisuguse teise peatüki siia juurde. Jaa, et jah, täna me räägime nagu enda visioonist või siis lähenemisest toidule ja kuidas me siis neid naturaalseid maitsed, mis on need inimesed, kes need on teinud, esile toonud, siis me jätkame seda, et me ei peida neid kuskil ära, aga lihtsalt anname uue vormi. See kõik, mis siin laual on väga ilus ja ahvatlev ja mul on väga hea meel, et ma sain osa olla selle valmistamisest, aga kuidas tundub, olete ise rahul selle presentatsiooniga? Jah, aus. Alustame siis kalasta, on kõige puhtama maitsed, erksam maitsed, siis lähme rammusama poole. Nii, palun. No, Helen. See on teile ka uus asi. Jaa. Imeline, te olete loonud sellise nagu niisuguse lõuendi, kus kala saab kuidagi nagu eriti nagu särada ja ma arvan, et see vist oligi äkki eesmärk. Et kala ei kao ära, et see oligi mõte. Ja muud maitsed annavad minu just juurde, et ei võta ära üldse. Ja madariga see on ka mõnus. Käib veel suu lahes ringi. Aga kuidas sulle maitseb? Mulle maitseb väga. Ma sööks kohe kõik ära. No ja siis järgmiseks maitseme seda vorsti saia. Vorsti sai. Jah. Grillitud vorsti sai. Grillitud vorsti sai. Et jah. Aga see on nii, et vahel on vaikus kõige parem see kommentaar ühele. Siis tuleb lusikate. See on kvaliteedi märk alati. Et tegelikult, kui me vaikisime pärast seda vorsti sai ampsu, siis see oligi märk sellest, et midagi ta meiega kõneles. Mulle meeldib, et see tuleb välja see selline kerge vürtsikus ja siuke zinn, mis jääb pärast sinna suulakke, mis on seal vorstis ka sees ja siis on selles kastmes natukene, et ei ole nagu jumala pärast tavaline. Kas nendest ampsudest, mida me täna siin valmistasime, on võimalik midagi ka teie sellises majas pakkuda? Ja ikka. Meil formaat on nii erapidusid, ka avatud õhtusööke kui ka siis brunche on Helen siin läbi viinud, et see sai on näiteks see kalaga võib vabalt olla meil peolaual, et olla või eeluana ka isegi hea. Ja mille me oleme tunnistajaks on see, et kui need asjad kokku saavad, kui saab kokku noor, terav, särav kokk ja talu maitsed, siis tegelikult sünnib midagi väga erilist ja isu äratavat. Elamusresto on täiesti oma nime väärine. See eine, mida täna Silver ja Helen pakkusid, oli kahtlemata elamus. Väga huvitav on see, et kõik need toorained eraldi on ju imelised maitsvad, aga see, mida siin majas suudeti kokku panna, on võrreldav mingisuguse sümfoonilise kogemusega, kus kõik komponendid koos moodustasid sellise imelise harmoonia. Järgmises saates teeme tiiru peale Nissi ja Kernu piirkondadele ning tutvume sealsete maitseoaasidega. Läheme maitsetele järele ja maitseme järele.